Ja mida siis tehti väidetavalt? Kõigepealt siis prooviti, kas see võlvistik üldse kõlbab nagu käimiseks. Et mõni arvas, et seal võib olla vesi sees, seal võivad olla mürkgaasid sees, et äkki hakkaks riskima. 24. märtsi varahommikul ja nende isa Ron nägi siis Amyt umbes 5:30 ajal hommikul rõdul magamas. Tere, head külmavärstajad ja Kikimaaride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja sel korral on väga hämmastav, kus me lindistame täiesti viimasel hetkel, nii et kui saade jääb natukene hiljaks, siis palun meile andeks anda, aga tervis vajas tähelepanu ja nii on vahel. Aga kuidas meil paranormaaliga eluke? Issa ma nägin unes täna midagi täiesti sürri, aga ma ei mäleta enam praegu, mis asi see oli. Igal juhul see oli... meelde tuli. Nii. Ma ärkasin selle peale, et Dagmar Lamp minu unenäos jooksis maja nurga tagant kuskil välja ja ma nägin teda ja siis mul tuli meelde, et me pidime salvestama. Meil on saade tegemata. Meil on saade tegemata. Ja siis ma ehmatasin üles ennast ja vaatasin kella ja mõtlesin, okei, mul on tegelikult nagu vist mingi 8 tundi aega. Kusjuures mul on siin nüüd pärast seda salvestust tuleb akadeemilises inglise keeles presentatsioon ja ma nägin ka unes, et ma seda tegin juba. Nii et täiskuu ja kõik see muu siin on reaalne. Väga palju igasuguseid hulle unenägusid ja mu käed on koos, ma panin just kanaahju ja ma jõudnud ära pesta, nii et aga palun väga, mul on uus sõrmus ja sa ei leidnudki üles seda, jah? Ei leidnudki üles, aga ma tellisin uue, ikka samas kohast, ei ole spondeeritud, aga Ronga butiik, uued kõrvarõngad pidin kohe võtma. Vaata, ja nii ilusad. Ja ma ei saa ainult ühte asja sealt tellida. Nii et selline siis ilma täiesti lihtsalt väike shoutout mu lemmikpoele. Seal on ülilahedad asjad, nii et... Ja mul on üks plaan, kusjuures mu tädi käis Uus-Meremaal ja ta tõi, ma näitaksin, aga see on Danieli käes, unustasin, tädi käis Uus-Meremaal ja ta tõi mulle merelõvi kaelalüli, nii et ma mõtlesin, et ma saadan neile selle pildi ja küsin, kas nad saaksid teha mulle nagu kaelaehte sellest, sest et see tundub nagu üliäge mõte. Huvitaks ma selle lamba pealuuga peaks sama tegema. nagu ei, siuke kübarake, vaata nagu Carrie Bradshaw olid need linnud peas kogu aeg. Lamba pealuu pähe. Aga mulle meeldib, et inimesed teavad reisidelt mulle tuua luid, sest et ma olen see luutüdruk tuleb välja. Aga sellest mulle öeldi koolis täna, et ma olen alati nii stiilne välja, nii et I feel very cute. Täna ma olen seelik seljas. Oledki very cute. Aitäh. Sina ka. Ja meie kuuled on väga cute'id, nii et me võiksime neid õnnistada mõnede lugudega täna. Teeme seda, jaa. See kõlab nagu plaan. Mul on siuke siit nurgast, sealt nurgast keskpõrandale kokku leiud täna ja võimalik, et mu pikim lugu jääb hoopiski boonusosasse, seda, kuidas boonuslugusid kuulata saate keskel ja saate lõpus kuulata. Aga see lugu on siis, saame tänu öelda selle loo leidmisest Arhitektuurimuuseumis praegu väljas olevale näitusele Suur Tallinn, 12 ulma ja seal on väljas ühesõnaga, sealt ma leidsin ühe väikse ajalehe artikli koopia seina pealt ja siis ma mõtlesin, et põnev. Ja see oli siis pärit väljaandest Kaja ja kui täpselt, eks ole, 1. aprill, me täna on küll 2. aprill, aga ei ole aprilli nali tehtud 30ndatel selliseid asju. Ja igal juhul 1931 siis selline lugu, tegelikult võib-olla tehti ka aprillil, lihtsalt ma ei läinud nii tiibiks selle uuringuga, aga ma eeldan, et see ei olnud. Nii oleneb. Kirjutasid see siis, nad siis toona nõnda, et Tallinna vanema inimpõlve keskel hõljus siis legend maa-alusest salakäigust Piritale. Ja toona siis näidati kloostri varemetes, võib-olla näidatakse senimaani, ma ei ole kusjuures kloostrit käinud,
näidatakse selle käigu algust, mis on siis keldritaoline sihuke võlvistik, aga et see algus on tegelikult väga lühike, kõigest 4-5 sammu ja Tallinna poolt pole siis seda salakäiku uuemal ajal leitud. Tasub ka meeles pidada, et meile tundub Pirita, tegelikult ma ei teagi, kuidas teile tundub, aga tegelikult oli Pirita Tallinna vanalinnast hullult kaugel, see oli ikkagi hobusega, ma ei tea, kas just päevatee, aga ikkagi päris pikk maa, nagu ei ole päris nii, et istud, praegu, kes sõidad autoga pool tundi, ei ole nii kaua. Ma mõtlen ülikooli juures, Pätsu kooli on 15 ma olen see tulihingeline Viimsi 15 minuti linna inimene, isegi kui linn ei ole 15 minutit. Ja 15 mintsa maks on sinna maksimaalselt 15 minutit on sinna selle kloostri varemete juurde. Ma arvan, et kõik inimesed, kes istuvad seal ummikus praegu ja kuulavad meid, on lihtsalt nagu mingi Heidi, I'm gonna fucking kill you. Ei, aga selles suhtes maks 15. Okei, ühesõnaga ei oldud leitud Tallinna poolt siis seda salakäigu nagu vastet või kus see pidi välja tulema või nii. Aga räägiti seest, et see algas Toompealt, läks siis mööda Vallimüüri Rannavärava mäest läbi Paksu Margareeta, sinna siis Margareeta alla ja sealt edasi siis Piritale. Ja väidetavalt siis tsaari ajal olnud siis salakäik Paksu Margareetaga ühenduses. Et kui taheti siis mõnest poliitilisest vangist niimoodi salamisi vabaneda, et ta siis saadeti kuskilt rauduksest alla võlvistikku, anti küünal kätte ja öeldi, et aga hakka minema, jõuad vabadusse välja. Aga need, kes hakkasid minema, kunagi kuskilt välja ei tulnudki. Ja siis Vene revolutsiooni ajal 1917 rünnati Paksu Margareetat, sest seal hoiti vange, kommuniste ja siis need kommunistid seal vabastati ja siis ka jälle siis see folkloor või siis see legend nagu tuli nagu uuesti nagu inimestele nagu siuke päevakorda ja räägiti siis taas, et seal on siuksed jubedad asjad toimunud seal Pirita salakäigus. Ja mõni isegi teadis öelda, et sealt Harutee salakäigust viis Harutee siis suisa Lasnamäele. Ja Krimmi sõja ajal, mis oli 1853, kardeti linna piiramist inglaste poolt. Kusjuures ega seal, inglased olid jah, meil siin Tallinna lahes, aga siis ainult mingi 2 kuuli vist sõideti siia poole, mis maandusid kuskil rabas. Don't quote me on this, igal juhul hakati siis neid Tallinna salakäike lähemalt uurima, sest häda oli käes, on ju, et kui läheb ikkagi jamaks, et siis saab jalga lasta kiirelt. Ja nagu siis nende tööde käigus siis avastatigi, et Toompeal on mingi maa-aluse salakäigu algus ja suunaga Piritale. Ja mida siis tehti väidetavalt? Kõigepealt siis prooviti, kas see võlvistik üldse kõlbab nagu käimiseks. Et mõni arvas, et seal võib olla vesi sees, seal võivad olla mürkgaasid sees, et äkki hakkaks riskima. Aga kuidas siis teada saada ilma moodsate vahenditeta või toonaste moodsate vahenditega 19. sajandi keskel? Toodi siis Tallinna vanglast üks siuke suurem kelm, anti talle siis mingi pikk kirikuküünal pihku ja lisaks anti kätte elus hani nööri otsas. Ja öeldi siis mehele, et vai võtame hani ja hakka minema. Ja siis mõlemasse käigu otsa pandi siis sõdurid valvama ja mõne tunni pärast tuli siis hani välja Pirita poolsest otsast. Oli elus, aga vange ei kadunuks. Ja selle põhjal siis tehti nagu siuke järeldus, et kuna hani tuli välja, hani oskab ujuda, äkki seal on vesi, mees uppus ära ja enam siis seda käiku ei julgetud proovida. Ja siis see 30. aasta artikkel siis kirjutas nõnda, et praegu kaevatakse Rannavärava mäe südamikku laia kanalit tulevase uulitsa jaoks. Eeldatavalt siis seesama Rannavärava tänav, mis seal on, eks ole, see läbimurre, jah. Ja kaevamine algas siis vana Vallimüüri äärest ja nüüd siis ongi see, et täna hommikul tegid mullatöölised Rannavärava mäe põhjas üllatava avastuse. Nad sattusid nimelt põiki suure maa-aluse võlvistiku peale. Mis sa naasu siin teed? Paekividest tugevasti müüritud võlvistikuhari murti läbi ja siis mainiti ka ära, et see lubi oli siis teraskõvaks kivinenud. Mulle tundub, et arheoloogid nagu kedagi kutsutud, kes oleks võinud seda asja nagu natukene seal nagu mingi äkki säilitaks. Ja siis väidetavalt selgus, jällegi väidetavalt, sest ma ei ole kuskile arhiividesse läinud,
aga väidetavalt siis selgus, et Rannavärava mäe alt läks siis tõesti läbi üks päris suur vanaaegne võlvistik ja suisa nii avar, et võis seal sõita suisa voorimehega sees. Pääses siis sealt linna poole, aga Pirita sihis näis siis, et see käik läks nagu allapoole kaldu. Töölised ei söandanud alguses seda kaugele uurima minna, aga muidugi rahvas kogunes vaatama seda asja ja kõik olid jumala kindlad, et see ongi nüüd seesama Pirita salakäik. Ja arvati isegi, et seal võib olla peidus mingi Tallinna vana mingi rahavarandus või aarded ja siis tsiteerin, nuusutati, kas õhk on puhas. Suur rahvaparv rüseles terve päeva käigu avauste lähedal. Politsei aga inimesi sisse ei lasknud, et muidu kaob terve Tallinn maa alla. Ja sellega mul see salakäigu lugu kahjuks lõpeb, ma rohkem selle kohta ei uurinud, aga salakäigud vabalt võib-olla teema, mida ma mingi hetk hakkan rohkem uurima. Et kas seal siis oli miski, kes teab, keegi ei tea. Tähendab, kindlasti ajaloolased teavad, lihtsalt mina ei tea. Mina jätkan oma kadunud naistega. Davai. Täna ka ja täna räägime siis sellisest tegelasest, nagu oli 23-aastane Amy Lynn Bradley. Ja miks ma selle loo valisin, oli see, et see viib meid Kariibi mere kruiisi peale. Kas sa Threadsis oled olnud ja seda Pro Cruise'i jälginud või? Ei ole, aga mul vennaras käis just 2 Kariibi mere kruiisil järjest. Ja mina olen mõelnud terve see aeg, et nagu ma ei suuda isegi Rootsi minna. Sina ei suuda ja ma just tahtsin öelda, et oh my god, sa tuletab mulle meelde, ma tahaksin väga kas või Rootsi minna. Ühesõnaga, mul on veits trauma ja siis ma leidsin siukse loo, kuidas siis selliselt kruiisilaevalt nagu Rhapsody of the Seas kadus 24. märtsil 1998. Siis samune 23-aastane Amy Lynn ja tema oli siis eelmisel õhtul aega veetnud seal ööklubis tantsides, kus ta siis hängis oma vennaga, kelle nimi on Brad ja teiste reisijate ja meeskonna liikmetega pani pidu seal mõnusalt. Ma tean seda lugu, jah. Sa tead seda lugu, jah? Ja see on üsna lähiajalugu ja sellest oli just kas äkki mingi Netflixi eri? Mingi eri oli küll, seda ma võin sulle öelda. Missing of Emily äkki oligi siis pealkiri või midagi sellist. Igal juhul teeme väikse ülevaate neile, kes ei ole. See on alati oluline. Ja Amy ja Brad siis naasid oma perekonna kajutisse 24. märtsi varahommikul ja nende isa Ron nägi siis Amyt umbes 5:30 ajal hommikul rõdul magamas. Ja kui ta 30 mintsa hiljem siis teda uuesti kontrollima läks, oli Amy täiesti kadunud. Ja hoolimata mitmetest aastate jooksul laekunud vihjedest on Amy juhtum siiamaani lahendamata. Ja see dokumentaal, mida Dagmar juba mainis, on tõepoolest Netflixi dokumentaal, mille nimi on Amy Bradley is Missing ja mis esilinastus eelmise aasta suvel. Ja seal siis tema vend rääkis ühele siuksele kanalile nagu WWPD, et temal on ja tema vanematel on selline sisetunne, et Amy on endiselt elus, kuigi paljud võivad mõelda, et pere lihtsalt loodab, on ju, aga nemad siiralt usuvad, et ikkagi on. Ja viimaseks, kes teda siis nägi, oli tema isa, eks ole. Sellest ma juba rääkisin ka ja Amy oli siis öelnud, et ta ei tunne ennast eriti hästi ja läheb sinna värske õhu kätte istuma ja seda ta siis ütles oma vennale vahetult enne seda, kui vend teda viimast korda nägi. Ja ühel hetkel siis, kui isa avastas, et Amy on sealt rõdu pealt kadunud, siis ta mõtles, et ju ta siis läks kohvi võtma või läks siis, nad olid just sadamasse jõudmas, et sealt pilte tegema või ühesõnaga ajab mingit oma asju, läks otsima teda, otsis teda üle tunni aja igalt poolt laeva pealt ja siis rääkis asjast oma abikaasale, et kuulge, et meil on tütar kadunud. Ja perekond siis palus selle kruiisi laeva personali abi, et nad laeva lukku paneksid igatpidi, et nad saaksid nagu ta üles leida, on ju, et ei oleks mingit voolavust keegi maha keegi peale. Aga laev jäi
seisma, tegi oma tavapärase peatuse sellises sadamas nagu Curacao. Ja 2 reisijat siis teatasid, et nemad olid Amy't näinud umbes kell 6 hommikul laeva peal ühe laevabändi muusikuga. See tundub nagu tüüpiline Rootsi kruiisi stsenaarium, muide. jah. Et selline inimene nagu Alistair Yellow Douglas oli siis muusik ja tema siis rääkis, et tema lahkus Amy juurest ja läks magama juba umbes kell 1 öösel. Aga selles dokumentaalis oli selline reisija nagu Laurie Thompson, kes siis väitis, et tema nägi koos sõbrannaga seda Amy't koos Douglasega hommikul 5-6 vahel hommikul. Ja seesama naine siis lisas, et ta nägi Douglast üksinda ringi liikumas umbes 15 minutit hiljem, ehk siis ta kahtlustas, et Amy'ga juhtus midagi siis selles ajavahemikus. Ja Douglas kuulati üle nii laeva turvatöötajate kui ka FBI poolt, aga ei leitud mitte ühtegi tõendit, mis oleks teda siis Amy kadumisega sidunud. Ja mõni nädal siis pärast Amy kadumist naasid Ron ja Brad sinna Curacaole, et teda edasi otsida ja üks taksojuht siis tundis Amy Flaiku pealt ära ja ütles, et tema oli teda näinud vahetult pärast kruiisilaeva saabumist ja väidetavalt oli Amy siis üritanud mingit telefoni otsida või leida kuskilt. Ja vaid mõni päev pärast otsingute algust uskus Brad, et tema kuulis, et Amy kihutas mingi suvalise kaubikuga temast mööda hüüdis ta nime. Mis on nagu ok. Ja ta ise kirjeldas seda nii, et see oli hästi äratuntav, et ta tegi seda täpselt nii, nagu ta seda alati ütles. Ühesõnaga ütles ta nime täpselt nii, nagu ta alati ütles. Brad. Jah. Ta kindlasti ei olnud seda niimoodi Brad. Nagu for sure. Okei, fine. Ja, näidake siis nagu mingi näitleja. Ma ei ole näitleja, ma ei oska näidelda. Igal juhul 98. aasta augustis läks siis Kanadi turist David Carmichael, I don't know, mis. Carmichael või? Yeah. No jaa, makes sense. Oli seal Curacao rannas. Ja nägi Amy't oma arust seal koos 2 tundmatu inimesega ja tema ütles veel seda ka, et tätoveeringud olid ka sellel naisel samasugused nagu Amy'l olid olnud. Aga enne kui ta oli Amy'ga jõudnud rääkida, oli siis üks temaga kaasas olnud meestest seda Kanada turist Davidit jälitanud ja naise siis sujuvalt nagu mujale juhatanud. Ja see mees siis meenutas seda niimoodi, et kui ta poleks mind nii vaadanud, oleksin selle kõik unustanud, aga ma lihtsalt ei saa, ma mõtlen selle peale iga päev. Ja võimud siis otsisid piirkonna läbi selle asja peale ja ei leidnud taaskord mitte midagi. Ja siis meil on üks mereväe allohvitser veel, Bill Hefner, kes väitis ka, et tema 99. aasta jaanuaris Curacaol kohtas ühes bordellis naist, kes tutvustas end Amy'na. Ja tema kirjeldas siis niimoodi, et ta ütles mulle, et lahkus sellelt laevalt omal soovil, sest tahtis narkootikume hankida. Mina ja mu vend pidutsesime ning ma läksin kaldale narkootikume otsima, aga nüüd olen nende meestega siia lõksu jäänud. Ehk siis, kui ta vend ka oleks. Kui ma seda dokumentaali vaatasin, siis minu jaoks oli üsna selge, et see on ilmselt mingi inimkaubitsemise case nagu. Laeva poolt oli see hästi suur mishandling, et nad algselt üldse, seal oli vist mingi teema ka sellega, et mingi kohvrid liikusid, et ta võis olla nagu ühes kohvris nagu mingi peidus või ühesõnaga ka see, kui sul läheb 3000 või mitu tuhat inimest seal laeva peal on, lähevad kõik voolavad korraga nagu, et seal on väga lihtne nagu ära kaduda. See on väga, jah. Et jah, et see oli nii nagu vale samm nende poolt, et nad kohe alguses ei tekitanud seda kinnist. Aga see oli nii, jah, ma ka ei uskunud seda, et ta kuskilt alla hüppas, kuigi tal olid vist need plätad ja mingi suitsupakk olid vist seal rõdu peal ja ma ka ei usu seda.
et jah, et ühesõnaga see on nii, nagu need kuradi kaduma minemise lood on, see on alati see kõige suurem hirm minu jaoks, et nagu nii ökana, keegi teab. Noh, 30 aastat möödas juba, et ilmselt on ta juba ikkagi ka lahkunud meie hulgast, aga noh, ikkagi. Igal juhul ma panen selle full story, panen Patreoni. Nii et pane ja vaadake seda Netflixi sarja või saadet ka, see oli vist üheosaline minu meelest, dok. Aga teeme siis praegu väikse pausi, et rääkida, mis see Patreon on ja kuidas te saate boonuslugusid kuulata. Saategi Patreonist või siis saate YouTube'ist, kui vajutate siin, kui te YouTube'is praegu olete siin seda liitu meiega märki. Ja sinna tulevad, ma juba katsetasin panna YouTube'i ka mingit lugulookest koos piltidega. Ma ei tea, kui mugav sealt lugeda, ma ei tea, kes keegi seda teeb, aga sinna võib-olla siis paneme ka aeg-ajalt mingeid asju. Lisaks sellele, et sinna tulevad siis liikmetele saade varem kätte koos boonusosadega ja Patreonis ja YouTube'is saab valida saate teemasid ja üldse igasugust huvitavat kraami. Kõik meie siis uudised lähevad esimesena sinna. Ja loomulikult siis jah, püüame anda igast asju vastu selle eest, et meid toetate ja suur aitäh, et te meid toetate. Ja muuhulgas siis ütleme igas saates ka nimeliselt tänusõnad meie toetajatele. Ja www.kikimoorit.ee annab seal ka 10% soodustust, kui sa oled liige, otsi see kood välja. Tavaliselt on see saate kirjelduses, aga oleneb, kumb meist paneb. Üks meist paneb, teine ei pane. Mõnikord on, mõnikord ei ole, nii et tasub silmad lahti hoida. Aga kas sa alustad YouTube'i toetajatega? Jaa, aitäh, võtad vippkülmaveristaja Kaljukits. Ja aitäh külmaveristajad Steffi, Keidi, Murumaak, Birgit, Jane, Ave, Alice, Jaanika, Õnne, Maret, Egle, The Coast Hunter, Liisi, Geertu, Marek, Marge, Õnneli, Kati, Saša, Maarja, Martin ja Pirja. Nii, ja mul on siin ees, ma üks värskendasin, siis ma eile tegin lahti, aga suur aitäh vippkülmaveristajad, kelleks on siis Patreonis Indrek, Mumm ja Volkergeist, Karina ja Anne-Mai ja vaatame nüüd siis Daniel on siis sel korral Taki, Kirstu Munkade peakloostri Kirstu Paavst. Ämblik. Selge. Ja aitäh Kikide sõbrad, kelleks on Pillerin, Hufflepuff, Bentley Heiks ja Evil Devil ja aitäh külmaveristajad Endre, Kelly, Y-ga Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin, ka Y-ga, Kadi Oliver, Krista, Viirastus, Väike Päike, Krets, Valgesiil, Ellu, Helina, Ghost emoji, kõrvits emoji, sulgudes takis on endiselt kõrvits. Aitäh Liina, Kersti, Erki, Anni, Anju, Marta, nimi veel kord muudetud. Ilona, Anne, Tondiste, Kristin, Regli, KY-ga, Annika, Kristi, No Name, Airi, Häli, Karena, kolmas kolmjalgne kolmnurga nurk ja Kumits emoji, Gretsu musta südamega, Diana from the moon, Bell lilla emojiga, Gratu, Kathy Y-ga, eksistentsiaalkriisis, paralleeldimensiooni, humanoid ja aitäh, Madara. Ja issa, mul jäi nii vähe neid. Aitäh Keegi, lihtsalt kõrvits, Eveliine, Torit, Dollhouse stuudio kummitusnukud, Paul ja Anneli. Ja oota, kus sa mul nüüd oled siin siis? Nii, sa oled siin ja siis saame vist lugudega edasi minna, juhul kui ma nüüd leian oma loosid üles. Lähme. Aha, ja ärge unustage, et kikimoorid@gmail.com ka. Kirsti-Liis ootab teie kirju ja meie ootame ja teie enda kogemused, kõhedad lood, päris elulood, legendid, linnalegendid, folkloor, kõik sellised asjad. Ootame. Aga nüüd ma räägin lühikese loo jällegi Hiiu neiust, kes oli siuke suur seikleja. Ja novembris 1933 siis saime temast teateid, kui
33. aasta suvel Keine vallas Jausa külas Johannes Kelderi talus teenis siis üks noor neiu, kes siis öösel vastu 1. juulit olevat lahkunud, nii et ta ei öelnud mitte kellelegi, aga võttis siis kapist kaasa perenaise Loviisa Kelderi kleidi. Ja teda otsiti siis igalt poolt asjatult, aga ei miskit, neiu oli kadunud. Aga siis hiljuti ehk siis sügisel novembris tabati ta Muhus ja seal ta esines mitmesuguste valenimedel. Ma mõtlen, nagu Muhu on nii väike koht, nagu kuhu sa lähed, naine, kuhu sa lähed? Ja ta andis siis enda kohta igasuguseid erinevaid teateid, et esialgu arvati, et tegemist on siukse natuke nõrgameelsega. Näiteks rääkis ta Muhu suure vallamajas, et ta elab Kuressaares, Tui tänav number 13. Tema mees on keegi Saarepera, kes elab ka Kuressaares ja neil olla lapsi. Muhus siis vaadati, et okei, et kui sa elad Kuressaares, saadame siis Kuressaare kriminaalpolitsei juurde sind. Ja sealgi ta siis rääkis jälle mingeid erinevaid jutte, et ükskord ütles, et ta on 20-aastane, siis ütles, et ta on 23-aastane, siis ta ütles, et ta on abielus, ta on laste ema. Siis mõnikord ütles, et mõned tema lapsed on suisa kaksikud ja Kuressaares teati ka väga hästi, et siukest tänavat nagu Tui tänav ei ole seal. Mingil põhjusel viidi ta siis hoopis suve tänavale. Ma ei tea, kas nagu Sui või Tui või ma ei tea, kus see nagu Same. Aga suve tänaval näidati siis ilmselt teda nagu siukest, seal käidi ukse taga ja küsiti, kas keegi teab, kes ta on, keegi ei tundnud, kes ta on. Ja siis, kuna tegelikult nagu muud peale selle, et ta segast juttu nagu ei olnud, siis lasti ta vabadusse. Ja siis sealt Kuressaarest siirdus ta siis veel väiksemasse kohta ehk Abrukasaarele. Ja jälle kasutas erinevaid nimesid ja siis seal ta rääkis, et tema mees on Saare lastekodus teenistuja, aga ka abruklased vaatasid, et kuradi kahtlane tüüp nagu. Jälle andsid asjast Kuressaare kriminaalpolitseile teada. Jälle Kuressaare kriminaalpolitsei tuli, võttis neiu kaasa, kuulas siis ta üle ja lõpuks siis tehti kindlaks, mis siis nagu toims. Ja tehti siis kindlaks, et tegemist oli siis vaevu 15-aastase Erna Siruhovaga, kes oli hoopis pärit Hiiumaalt. Ja tema emal oli siis seal Vabatiku koht, ema oli abielus venelasega, sealt ka siis see nimi Siruhova või ma ei tea, Siruhova või, ma ei tea, kuhu see rõhk peab minema. Ja siis sellest abielust sündiski siis Erna Siruhova ja tal tekkisid pahandused seal Hiiumaal kodukandis, pani toime igasuguseid pisivargusi ja siis hakkas kartma karistust ja lasigi siis jalga. Ja siis ta siis, ühesõnaga, ta oli Külamaa külast, Emmaste vallast pärit ja siis kui ta siis ka seal Kelderi talus nagu teenis, et sealgi siis on ju pani selle kleidivarguse toime ja ühesõnaga, et eks ta siis oli siuke noor teismeline, kes püüdis kuidagi nagu hakkama saada. Ja muidugi 30-ndad ikkagi ja ei vaadatud hästi sellisele asjale, mitte, et meil praegu vaadatakse hästi, kui 15-aastane kuskil ringi lihtsalt nagu lõppes on, aga saadeti ta siis Haapsallu, pandi haiglasse ja tsiteerin, et arstida üht haigust, mis saadud lodeva eluviisi tagajärjel ja mida ta oli põdenud umbes 8 kuud. Aha. Nii et kokkuvõttes siis ma nii tahaks öelda, ma leidsin tema kohta veel midagi, aga ma ei leidnud kahjuks mitte midagi rohkem kui ainult need väikesed paar jupikest ja siis lõppeks saab kokku võtta selle niimoodi, et ta oli haruldane suur seiklejanna. Ta kasutas rohkem kui 10 valenime ja hulkus ta siis esmalt mandril, siis Saaremaal ja igal pool siis kasutas valenimesid. Aga kahjuks ma ei tea, mis temast edasi sai. Ma väga loodan, et ta sai elu peale, järje peale tagasi ja et see oli lihtsalt üks õnnetu episood ühe õnnetu teismelise elus, aga Vabatiku koht tähendab, et ju ta väga heas, väga edukad, rikkad nad ei olnud, nii et ühesõnaga, aga selline siis piisas teha selliseid trikke ja sulle pandi kohe ajakirjanduseks nimeks, et suur seiklejanna. Nii et siis elagu Erna, ma loodan, et ta elas ikkagi õnnelikku elu lõpuks. Mul on kummitusi. Juhu, mul on boonusosas kummitusi. Ja mul on koera kummitused, minu meelest olid need. Mul on vene omad. Nii, aga lähme siis
olen selle peale mõelnud sellest ajast peale, kui olin 7-aastane. Nüüd olen 39. Mis? Vaatasid, tekkis mingi pöial sinna ekraanile. Lihtsalt, ma panen käed laual. Nii, aga see hetk oli nii hirmutav, et see on minuga kõik need aastad kaasas käinud ja kordub mu peas nii elavalt, et ma ei unusta seda kunagi. Igal juhul lamasin voodis ja üritasin väga kaua magama jääda, aga ei suutnud. Mäletan, et vaatasin oma digitaalset kella ja see näitas veidi pärast kella 3 öösel. Ja kuna mu magamistuba asus tol ajal majas nii, et ma nägin oma ukse avast läbi koridori otse meie elutuppa, kus mu isa telekat vaatas, oli mu tuba täiesti pime, välja arvatud siis see vähene valgus, mis sealt elutoa poolt tuli. Isa vaatas kuradi kaua telekat. Suudame samastuda küll ära nüüd siis nüüd niimoodi sükast nägu ka tee. No ja on tehtud küll seda asju ju. Nii, siis äkki tekkis mul kõhe tunne, et midagi on valesti või kohe-kohe juhtub midagi. Ma olin väga hirmul. Nii et tegin seda, mida lapsed ikka teevad, kui nad voodis kardavad. Tõmbasin teki üle pea, olin terve kehaga teki all. Pärast seda tundsin, nagu oleks mingi tegelane otse minu kohal, lihtsalt teisel pool tekki. Ja siis äkki hakkas mu voodi tugevalt rappuma. Joo, mulle ei meeldi üldse need rappuva voodi lood. Ja värisema. Just kui oleks umbes 6 inimest voodi all ja peksaksid täiesti õust madratsi alumist poolt, kõigis 4 nurgas ja ka keskel. Nagu nad lamaksid selili ja neil oleks seal all ruumi jalgadega lüüa. Ma ei soovi. Kõik 4 nurka ja ka voodi keskosa kerkisid üles ja langesid tagasi vedrustuse peale. Ikka ja jälle. See, mis tegelikult kestis vaid mõned sekundid, tundus minu jaoks nagu mingisugune õudusunenägu, mida pidin taluma. Mäletan, et vaatasin teise tuppa ja püüdsin karjuda, aga mitte midagi ei tulnud välja. Isegi mitte piuksu. Kõik, mida ma tahtsin, oli see, et isa tuleks tuppa ja näeks, mis toimuks ja peataks selle või võtaks mu sülle ja viiks mind sealt ära. Aga kumbagi ei juhtunud, mis on nii kurb. Ja ma tean, et ma ei näinud und ega kujutanud seda ette, sest see ei jäänud ainult selleks kogemuseks, see jätkus. Nii, et ma tõusin füüsiliselt voodis püsti samal ajal, kui see kõik veel toimus. Võtsin voodis hoogu ja hüppasin seal koridori. Ma ei tahtnud, et see, mis iganes võis voodi all olla, mind kätte saaks. Läksin kohe elutuppa, kus isa oli, aga kõik, mida ma teha suutsin, oli vaadata sealt oma pimeda toa poole ja teada, et mingil hetkel pean ma sinna tagasi minema ja uuesti samasse voodisse heitma. Ma olin täielikus paanikas. Tänaseni mäletan seda sündmust, nagu see oleks olnud eilne. Ma ei saanud kunagi teada, kas selles majas oli keegi surnud ajal, ühesõnaga enne, kui seal nemad sinna tulid, kolisid. Ja see paneb mind siiani sellele mõtlema. Antud olukorras kaldun uskuma, et voodi raputamise põhjustas siiski midagi üleloomulikku. Ei tea küll, jah. Äkki oli loomulik. Sest selles majas on palju muudki, mis tekitas kõhedust. Ma ei tahaks, et midagi sellist minuga uuesti juhtus. Ja siis ta veel kirjutab sellest, et ta on juba üllatunud, et ta ei käidi teraapias selle pärast, mis kõik temaga juhtus. Aga that's about it. Meil oli värisev voodi ja 4-6 inimest voodi all. Mul on nii palju küsimusi, et kui ta hüppas sellest voodist välja, et kas see lõpetas värisemise, kas ta suutis kuulda seda värisemist, kui ta ei olnud enam voodis või näha? Ma sain aru niimoodi, et see voodi siis veel värises, kui ta sealt hüppas, eks ju. Aga rohkem nagu jah, seda infot ei ole, et kui ta sealt pealt juba ära sai, et kas see siis värises edasi, siis ta juba jooksis ju isa juurde, ehk ta ilmselt ei jäänud sinna passima seda, kas voodi väriseb või värises. Samas, kui see voodi värises, oleks seda pidanud ju kuulda olema ka. Tõsi, seda ma mõtlengi, et aga samas, kui ta on lihtsalt nagu siuke vibratsioon, siis ei siis ei.
No ma ei tea, ta Aga kirjeldas seda niimoodi, nagu jalgadega oleks keegi madratsi alt peksnud, no see on ikka veits rohkem kui vibratsioon väike ju. aga kuna meil on natuke aega, siis ma löön pooleks oma selle boonusloo ja ma kõigepealt räägin siis sellest, mida venelased usuvad, et millised on märgid, et lahkunu hing on lähedal ja tahab aidata ja kui sa tahad teada, millised on märgid kurjade vaimude kohta, siis jää ja kuula boonusosa. Aga artiklis siis refereeritud, et isegi pärast surma avaldavad siis surnute hinged meie elule olulist mõju ja paljud peavad neid teispoolsuslikeks kaitsjateks ja patroonideks, kuid see pole alati nii. Nagu me teame, eks ole, mõnikord võivad siis vaimud tekitada ka märkimisväärset ebamugavust, hirmutada, kätte maksta või ähvardada. Ja jällegi, nagu me teame, siis paljud inimesed on kogenud erinevaid kummalisi salapäraseid sündmusi, mida ei saa seletada ja sageli me siis tunnetame erilisel tasandil nende kohalolekut, kes pole enam meiega. Aga siis Daily Horrost on see, et see dailyhorror.ru siis väidab, et lahkunute hinged on sageli elavate seas. Mõned aitavad ja kaitsevad oma lähedasi, kui nad neid vajavad, teised aga ei leia muud võimalust kui kätte maksta ja hirmutada neid, kes põhjustasid nende vabanemise ebaõnnestumise. Sellest siis juba hiljem. Aga vaatame siis, mida siis see vene sait õpetab, kuidas me siis teame, et need on need märgid, et lahkunu hing on lähedal, tahab meid aidata. Esiteks siis juhuslikud leiud, liikuvad esemed. Nii suhtlevad vaimud elavatega, andes neile teada, et nad on läheduses. Nad saavad asju peita ja seejärel kõige ootamatumatesse kohtadesse visata. Kui inimene näeb ikka jälle sama eset, on see märk. Sellisel juhul tasub mõelda, mida vaim sulle öelda püüab. Võib-olla püüab ta sind millegi eest hoiatada. Tead, ma tahaks, et keegi mulle selle sõrmuse viskaks nagu juba üks kord välja. Nii, siis näiteks ka laul õigel hetkel, mis on väga oluline vihje, kuigi paljud ei pööra sellele erilist tähelepanu. Et kui sa kuulad näiteks terve päeva, kuuled sama laulu või siis tuleb lihtsalt teatud mingi meloodia sulle ootamatult pähe, et siis see pole kokkusattumust, et kuulab, mis need laulusõnad ütlevad, et võib juhtuda, et mõni surnu püüab nende kaudu midagi elulist edasi anda. Elulist ja olulist. Ja sama käib siis ka juhuslike mõtete kohta, et näiteks kui kõnnid tänaval, tead, et sa pead paremale pöörama ja tead täpselt, kus see tee läheb, aga siis ootamatult pöörad millegi pärast vasakule või lähed otse edasi. Et ühesõnaga, kui sellised asjad juhtuvad, mis on alateadlikud või siis kontrollimatud, et see on siis märk sellest, et lähedase hing on lähedal ja tahab sind ohu eest kaitsta. Et mingil põhjusel, mina panen sinna alla ka igasugused hiljaks jäämised ja mingid asjad nagu, et mingil põhjusel ma ei pidanud jõudma sinna sellel hetkel, et ma ei tea, kas ma pääsesin autoõnnetusest või mis iganes, mul on päris palju, ma panen nagu, et okei, sellel on mingi põhjus. Siis ka juhuslikud inimesed läheb siia alla. Et näiteks kui elu läheb keeruliseks, aga siis äkki ilmub välja keegi, kes nagu imekombel aitab mõned probleemid lahendada. Ja siis siin ka usutakse, et see pole ei õnnetus ega õnnelik kokkusattumus, vaid hoopis lahkunul on valus näha, et sul on raske ja siis nad saadavad oma abi selliste inimeste kaudu. Ja siis lõpetuseks puudutus, mis võib olla küll hirmutav, aga see on siiski lahkunu hing, kes püüab näidata, et ta igatseb neid, andestab solvangut ja soovib õnne. Aga siin ma praegu siis jätan pooleli ja sellest, kuidas siis mõned inimeste hinged ei läbi seda üleminekuperioodi ja jäävad kahe maailma piirile kinni. Ja kes ei taha mitte lihtsalt suhelda või edastada olulist teavet, vaid on hoopis vihased ja otsivad kättemaksu. Sellest siis ma räägin boonusosas. Aga nii ongi siis praegu, on ju? Oota, kas mu südameid tuleb? Sul tuleb viimasel ajal rohkem, jah. Mul on vist liiga segane siin see ekraan, ma ei tea. Aga jah, nii on. Ma just mõtlesin, keegi kirjutas meile just Instagrami samal ajal, kui me salvestasime, aga meil ei ole vist vastust sellele, sa pead vaatama ise. Nokkamütside kohta oli see küsimus, nii et meil avalikku vastust vist ei ole.
aga ta kirjutas selle kohta, et kas, et kui on suur reede, kas siis saadet ei tule, nii et ma võin öelda head suurt reedet kõigile, saade on siin ja kuidas iganes te tähistate, kas lihtsalt pikka nädalavahetust või on teil suurem spirituaalne või religioosne tähendus sellel nädalavahetusele, siis ma loodan, et te naudite ja olete nii pühalikud või mitte pühalikud, kui te soovite ja mina kavatsen lihtsalt reedel magada ja ignoreerides see 2-3 nädalat on olnud kohutavalt rasket vaimselt. Mis sina teed pühade ajal? Ma loen ja magan. No vot, siis meie teeme seda. Ja hoidke nüüd pöialt mulle, et ma nüüd, kui ma nüüd lähen siit oma inglise keele presentatsiooni tegema, et mul läheks kõik hästi. Sul läheb kõik hästi. Super, aga aitäh, armsad kuulajad, et te meiega olete. Seda, kuidas te nüüd saate meiega veel edasi jääda, teatud seltskond, siis seda te juba kuulsite. Ja ärge unustage www.kikivaari.ee ja püsige kõhedad. Ma arvan, et räägi siis sina esimesena oma lugu. Olgu pealegi, mul on mimikute lugu. Okay. Ja seega koerast ja lugu on siis selline. Mina ja minu perekond elasime majas, kus olid ka, kuidas me eesti keeles ütleme siis nende kohta, jäljendajad või? Jah, vist ahvijad või jäljendajad või? Ahvijad tundub veidi, jäljendajad. See oli umbes 15 aastat tagasi. Ükskord jäljendas see heli, nagu mu abikaasa oleks töölt koju tulnud.